Tere head kuulajad, 13. märts aastal 2023 toob teieni uue digisaate, nimetu digisaate ja nimelilised inimesed juhivad seda saadet täna Hans Lõugas, Henrik Roonemaa, Meelis Väljamäe, Glen Pilvre. Ja millest me räägime, viskame pilgu tagasi korraks viimasel nädalale, kui e-hääletamine on jälle olnud paljude inimeste keeltel. Aga tegelikult saates pühendame rohkem tähelepanu käekatsutavatele asjadele, mõnele uuele telefonile, mida me oleme ise käega katsunud, mõnele uutele kõrvaklappidele, millega me oleme ise mitte ainult neid kuulanud, vaid nendega lausa mänginud, kuidas töötab uus AI DJ ja võib-olla lõpus räägime üldse veel rohkem AI juttu. No nii, hakkame siis selle saatega peale, kus meil on möödunud üks päev ja üks nädal viimastest parlamendivalimistest, mis olid väga toredad. Minu isiklik hinnang on, sest et me oleme väga tugev e-riik, Eesti inimesed usaldavad e-hääletamist, väga paljud inimesed rohkem kui kunagi varem valisid viisi oma hääle andmiseks elektroonilise kanali kaudu. Aga muidugi on selle tulemuste järel kerkinud üles meil siin igasugused päevapoliitilised arutelud, mida ma arvan, et võib-olla me ei viitsikski siin saates seda poliitikat arutada. Küll aga e-hääletamise puhul on siin nagu mitu küsimust olnud üleval, et me kõik rääkisime ka siin saates enne valimisi mitu kuud, et jama on ikkagi see, et ei saa mobiiliga hääletada. Teine kriitikanoot, mis kõlas, oli see, et miks need e-häälte lugemine kaua aega võtab, et need tulevad kuskil hilisööl järsku plaksust, tundub nagu see oleks üle jõu käiv või väga keeruline ülesanne need hääled kokku lugeda. Ja kolmas punkt mul tundub oli see, et inimestel siiski paljudel tahavad aru saada, et kuidas e-hääletamine siiski nagu ekraani taga toimib. Kuidas teile tundub, kas e-hääletamine on meil nagu paigas asi või iga aasta, kui valimised on, jälle tuleb välja ruumi parandamiseks? Mõnes mõttes on ta tegelikult nagu selline mustkastidega, me ei tea, kuidas see töötab, aga siin on nagu, see on kahe otsaga asi, et ühtepidi on see, et me tegelikult ei olegi võib-olla vaja teada, kuidas see töötab, et samamoodi me tegelikult tea täpselt, kuidas lennuk lendab, aga lendab ikka ja me ikka läheme sinna peale ja karda, et alla kukub, eks ole. Ja teine asi on see, et kui me täpselt ei tea, siis tekivadki need küsimus, kas me saame seda usaldada. Aga tegelikult on ju see, et eks kogu see mehhanism on piisavalt keeruline, et seda nagu keskmisele inimesele kahe sõnaga ära seletada või paari lausega ei ole ilmselgelt võimalik. No ma tean inimesi, kes kuulavad meie saadet ja hakkavad mulle pärast sõnumit saatma, et vaielda vastu sellele, nagu mida Meelis ütles, et me ei tohi leppida sellega, et me ei tea, kuidas must kast töötab, kas või näiteks sellepärast, et sinul, minul, igaühel meist on võimalik minna ja vaadata, kuidas need hääled kokku loetakse, kuidas need kopeeritakse ühest masinast teise, mis seal toimub. Eks see tegelikult ei ole eesriide tagune tegevus, kuhu sa ei pääse, vaid igal inimesel ilma mingisuguse ma ei tea, loata on võimalik hakata vaatlejaks ja vaadata, kuidas see värk käib. Nii et natukene on see küsimus selles, et ega me ju kõik valijad ei pea hakkama vaatlema, aga kes tahab, see saab. Minu arust see on ka nagu, ei saa ju olla piiramatu, sest et kui igaüks hakkab vaatlejaks ja tahab sinna ruumi sisse pääseda, siis lõpuks 10 000 ei pääse ruumi sisse, et mahu lihtsalt ära selleks. No vist saab ka Zoomi kaudu või Teamsi kaudu. Kui ma vaatan, ütleme nii, et kui ma lähen ja vaatlen seda serveri parkis, aga ma ei näe vilkuvaid tulukasi ja ma ei tea, mis seal tegelikult arvutis toimub, eks ole. No see ongi see sama küsimus, mida ma tahtsin siin kogu aeg vahele juba kobiseda, et tegelikult õigus kahelda ja midagi uurida on meie toredas demokraatlikus ühiskonnas ju peaaegu igal sammul, kuniks me just ei taha muutuda vägivaldseks või midagi muud sellist asja teha, eks ole. Mis tähendab seda, et igati nagu tervislik on ju küsida, kui mingid asjad ei tööta, aga ääretult ebatervislik on nagu jonnida sellisel moel, et kui on võimalik minna vaatlema, ennast koolitada ja kõigest nagu tahta aru saada ja jätta nagu see osakond siis kõik vahele ja siis pärast hakata
pikalt ja kõvasti mölisema, et me ei tea, kuidas asjad käivad, et tegelikult see ongi see koht, kus kõik võime omale selgeks teha, kuidas need asjad käivad, sest et seda mehhanismi tegelikult ei ole ju peidetud otseselt mitte kellegi eest, kui sul on huvi teada saada, mis seal toimub, eks ole. Nii et selles valguses ma ütleks, et see e-valimiste pool kindlasti on absoluutselt okei ka turvalisuse mõttes nii palju, kui vähemalt praeguse info ja kogu selle tausta põhjalt võiks arvata, eks ole, aga selge on see, et ega maailmas ei ole ühtegi süsteemi, mis ei võiks minna siis rohkem katki, lennukid kukuvad ka mõnikord alla ja igasuguseid asju juhtub, aga see ei tähenda nüüd seda, et siis peakski jätma sellepärast kõik asjad ära, et paratamatult tehniline progress ju sinnapoole läheb. Nii et see kõik see pikk heietus jõuab tegelikult ikka sinna samasse välja, et sisulist külge nagu sellisel kujul sisulist külge sellel ei ole, aga mõistlikult kahelda, et midagi läheks paremaks ja läbipaistvamaks on ju alati tore ja mina ütleks, et need võimalused on täna ka selle meie e-valimise seltskonna poolt, kui seda võib nii nimetada, ju pakutud ja täiesti olemas, et see ei ole mingisugune kinniste ukse taga selline salajane pakt, kus siis hakkab valget suitsu tulema lõpuks, ma ütleks. Mina näen seda, et ma põhimõtteliselt jah, sul on nagu õigus, aga ma näen, et meil Eesti riigina, ühiskonnana on palju ruumi investeerida, võib-olla sõna otseses mõttes investeerida raha ja oma aega sinna, et teha e-valimised arusaadavamaks ja ma võib-olla pean silmas väga konkreetselt nende näivust arusaadavust suurendada, mis võib-olla tähendab valimiskomisjoni kodulehekülg, selle protsessi kulgemine valimise õhtul, selle e-valija rakenduse, kontrollrakenduste, kõigi nende kasutajaliidese, mitte lihtsalt see näeks ilus välja, vaid et ta oleks võimalikult madala süvenemistasemega, võimalikult läbipaistva näha, kus hääled on, kuhu nad liiguvad, kes neid loevad ja mis edasi saab. Eks seal on ruumi selleks, et see ei ole ainult selles, et meil ühel õhtul 4 aasta tagant inimesed saaks kiiremini tulemused kätte, vaid et meil oleks võimalik seda müüa üle kogu maailma, seda kogemust, et näete, e-hääletamine on selline ja seda on sul võimalik vaadata mitte ainult vaatlejana, mis on ka väga tähtis, aga lihtsalt monitoorid ma ei tea, ühe hea veebiliidese kaudu, mis moodi see mootor töötab. Seda küll, et seal võiks ka see pool olla, et kes siis tahab nii-öelda seda pilti, kuidas klaasi tagant vaadata, saab seda teha ja muidugi teine küll, mis see ei puuduta enam isegi nii väga e-hääletamist, vaid juba seda nii-öelda seaduslikku raami sellele, eks ole, et meil on justkui me oleme kokku leppinud, et me ei tohi öelda, eks ole, kes kelle poolt hääletas või vähemalt see info ei ole siis just ka avalik, et tegelikult ma ei näe ka seal mingit probleemi, et see info võiks olla avalik, et selles ei ole absoluutselt e-hääletamine süüdi, et see on ka tavaline hääletamine, et päeva lõpuks, mis seal siis nüüd vahet on teada, kelle poolt nüüd keegi hääletas, et see ei ole sellele võivad järgneda repressioonid. See nõuab põhiseaduse muutust ka. Nõuaks jah, just, aga ma ei tea, kas teie keegi tunnete, et teie valikutele järgnesid repressioonid, kui praegu me teame. See on täiesti võimalik jah, selles mõttes, et see on ilmselgelt on see realistlik hirm, võib-olla mitte minu isiklikult, aga üldiselt. Võib-olla, ma olen võib-olla naiivne, et mina ei tunne seda hirmu, et mina võiks ka vabalt olla avalikult leitav, et keegi toksib minu nime sisse ja näeb kohe, kelle poolt ma hääletasin, sest tegelikult see info, mis täna inimeste kohta ju veebis liikleb, see on ju nii metsik, et kui te oma nime guugeldate, siis saate teada selliseid asju, mida te tõenäoliselt ise ei teadnudki, eks ole, et see kõik on avalik. Ma olen päris kindel, et kui me paneksime selle rahvahääletusele, kas hääletamine võiks olla avalik või salajane, siis see hääletaks maha päris suure enamusega. Glenn, sa võid partei tegema selle programmiga. Avalik partei, see niikuinii on need asjad kõik teada, et ilmselge on muidugi siin pool, et kogu see pläkutamine sel teemal nagu mingit sisulist kaalu ei oma, ma mõtlen kogu see vaidlustamine, see kõik on üks suuri jonnimine, kelle maksavad kinni lõpuks meie ehk nii-öelda maksumaksjad, aga teistpidi, nagu ma ütlesin ka ennem, selles mõistlikult kahelda on loomulikult nagu tervislik, sest see süsteem peabki olema hea ja turvaline, aga samamoodi nagu me hoiame oma raha täna pangas, need on ju puhtalt numbrid, mida me ekraanil näeme, et vaevalt me nüüd, ma ei tea, võib-olla mõned muretsevad väga, et kas kusagil on siis need kullakangid on täpselt loetud või mis iganes, aga
aga noh, me tõesti ei mõtle selle peale, peame seda iseenesestmõistetavaks, et need asjad töötavad ja ei kahtle selles iga päev ja ei koputa päris panga ukse taga ja ei nõua seda kambri võtit kogu aeg. See võib olla ka paljudele suur šokk, et need numbrid, mis on seal e-panga ekraanil, ei olegi kullakangidega tagatud juba tükk aega. No vaat ei teagi, me ei tea, äkki peaks siin tõstma ka kohe nüüd kisa, et mis toimub ja võib-olla oleks, aga ühesõnaga see nagu Meelis alustas tõesti, et ega siis kõikidest maailma asjadest arusaamine põhineb sellel, kui palju me oleme võimelised neist aru saama, ehk et kui meil puudub võime aru saada, kuidas lennuk lendab, siis ei ole mõtet karjuda, et me ei tea, kuidas see lendab, äkki kukub see alla, lähme bussiga, et siis kurat õpi selgeks, kuidas see lendab ja siis sa saad teada, kas sa lähed sinna peale või ei lähe, et aga praegu jääb küll natukene mulje. Teine küsimus on ju muidugi ka see, et ikkagi tegelikult ütleme nii, et kisa tõstavad need, kes kaotajad karjuvad, eks ole, ehk siis kui oleks sama erakond oleks võitnud praegu, siis ilmselt nad ei oleks nagu pisku teinud selle kohta. Mina isegi ütleks, et kaotajad karjuvad, ma ütleks, et kuradi lihtsalt lollpead karjuvad, sest tegelikult suurim kaotaja teadagi oli ju Keskerakond, kes ei ole teinud minu arvates küll ühtegi piiksu sel teemal, et jutumärkides lennukid ei lenda, eks ole. Nad tegid seda lennukite mitte lendamise kampaaniat umbes 10 aastat tagasi või just, et siis seda tehti ja oli aru saada, et see kampaania ei lenda. Aga seda avalikkust, selles mõttes, kas mu hääl peaks olema avalik või mitte, siis ma toon sellisel näite, et ma tean ühte tööandjat, firma omanikku aastaid tagasi ütles ta oma töötajatele, kui te sel nädalavahelisel valimistel Keskerakonna poolt hääletate, siis te palka ei saa. Et see oli küll nali, et ta ei mõelnud tõsiselt, aga see piir seal nalja ja tõelise poolest, see ei ole suur piir, eks ole, et see on päris õhuke joon, et sellised represseerimisi võib päriselt toimuda sellisel juhul. Aga ma mõtlesin valimiste õhtul, kui see suur arutelu, mis arutelu, kui need signaalid tulid, et mitte midagi ei saa aru, kust need e-hääled tulevad ja siis ma mõtlesin alguses pool naljaga ja lõpuks mõtlesin juba vähem naljaga, et kas mõnel inimesel ja võib-olla tervel ühiskonnal oleks meil olnud kasu, kui tõesti Vabariigi Valimiskomisjon oleks kasutajaliideses implementeerinud ka mingisugused sellise helesinise taeva ja väikeste valgete tiivakestega ümbrikud, mis animatsioonina siis, eks ole, kuidagi lendavad mingisse kasti ja et siis see kast teeb pump ja läheb gaas lendab pealt ära ja hääled tulevad välja ja kuidagi et see kõlab jaburalt, eks ole, et me teeme nüüd multika mingitest häälte kokkulugemisest, aga võib-olla teatud määral visualiseerimine ei ole üldse halb mõte ja vähemasti ma tean, et see on sisuliselt jabur, eks see ei anna midagi juurde, neid hääli ei loeta paremini, kui see animatsioon sinna juurde teha, aga ma arvan, et päris paljudel inimestel oleks parem tunne ja tundega ongi selline asi, et te siin ütlesite, et õpi selgeks, kuidas need e-hääled täpselt tulevad ja kuidas neid kokku loetakse. Siin eelmisel nädalal liikles Facebookis ringles üks päris hea Tiit Hallase kirjutatud, vist oli Tiit Hallas, kes selle algselt kirjutas väga lihtne selgitus, et kes kus neid hääli loeb ja kuidas need tekivad. Võib seda lugeda, aga ma küsiks teie käest, sõbrad, kas teie saate aru, kuidas üldse Riigikogu nii-öelda kokku tuleb? Mina olen seda isegi ülikoolis õppinud ja ma pean tunnistama. Ma ka õppisin, seal oli Dhonti modifikaator ja rohkem ma ei tea. Et see ei ole, et see nagu valimistest aru saamine on selles mõttes nagu laiem küsimus, et ma võin teile lugeda, et on olemas isikumandaadid ja ringkonnamandaadid ja siis on kompensatsioonimandaadid ja need viimased selguvad pärast mandaatide jaotamist ringkondades. Ma loen muide Riigikogu kodulehelt. Selleks jaotatakse veel jaotamata mandaadid üle riigi kasutades modifitseeritud Dhonti jagajate meetodid. Ja meil on selline veebisait nagu rahvakogu.ee, kus inimesed said siis teha ettepanekuid ka, et kuidas võiks seadusi muuta ja 31. jaanuar 2013 Arto Ojasalu on teinud ettepaneku, et modifitseeritud Dhonti jagajate meetod tuleks asendada modifitseerimata jagajatega. et see ei ole, ma arvan, et kui me läheks nüüd tänavale ja paluks inimesel seletada, palun seleta, kuidas see e-hääletamine täpselt käib, kus hääled liiguvad, eks ole, kus mis ümbrikutest nii-öelda nad välja võetakse, et seleta mulle see süsteem lahti, siis ta ütleb, et ma ei saa mitte midagi aru. Ja siis ma ütlen, et väga tore, et sa hääletasid võib-olla paberteel, et palun seleta lahti, kuidas sinu hääl muutus Riigikogu liikme kohaks või ei muutunud.
palun seleta mulle see mehhanism lahti. Juba isegi ma ütleks, et kui me ei kohta seal mõnda kõrgharidusega politoloogi, võib-olla isegi nemad enam ei mäleta 20 aastat hiljem, mis nad ülikoolis õppisid. See ei ole igal ühele sugugi sellest, kuidas need nimekirjad tekivad ja kuidas keegi seal nimekirjast saab ette ja tahapoole ja see kõik on tegelikult üks selline pudru ja kapsud, et kui sa sellest tahad aru saada, siis see on see võimalik, aga ilmselt paljud ei viitsigi, et selle kokku võiks ikkagi võtta väga lihtsa lausega, et kes tahab midagi teha, leiab alati võimaluse, kes ei taha midagi teha, leiab alati põhjuse ja mul on tunne, et ükskõik kui ilus ja hea oleks hääletamine, siis sellised tüübid, kes siin praegu räuskaks absoluutselt igal juhul, isegi siis, kui need animeeritud ümbrikud seal ekraanil lendaksid. Seda muidugi, aga ma siis arvan, et inimestel oleks natukene parem olla, kui protsess oleks tõesti visualiseeritud või inimlähedasemalt natuke. No praegu on ikkagi, ta on suhteliselt hall, näeb välja, eks ole, ja mingid Linuxi käsureal antakse mingisuguseid käske ja ma tean, et taga ongi see kõik, aga kujutate ette, kui te ostate lennupileteid, siis sa lähed mingile veebisaidile ja ütled, et nii, mina on ju Glen, tahan võtta 6 sõpra ja lennata selles vahemikus sinna kohta ja sul on see kasutajaliides, aga mis seal taga toimub, on sõna otseses mõttes 80-ndatest pärit mingisugune väga veider käsurea süntaks, mis seda sinu eest varjatuna nagu jooksutab ja küllap ne valimiste häälte kokkulugemine jääbki selle veidra Linuxi käsurea syntaksi peale, aga see nägu või see fassaad, mis meile vastu vaatab, kuskil ei ole kirjas, et see võiks olla ilusam, selgem ja tõesti, kui on vaja mingisuguseid nii-öelda jaburaid animatsioonikesi sinna teha, siis minu meelest küll võiks teha. Ja minu mõttega klapib ka ja võib-olla ma ei mõelnud võib-olla ka animatsioone siiski, aga iva on selles, et maailmas ju juhitakse mitte ainult riike, aga enamgi veel, juhitakse ju, ma ei tea, $1 ettevõtteid põhimõtteliselt paari ekraaniga, mis ütlevad sulle iga sekund, kuidas äril läheb. Et mingi dashboard on jah. Dashboard just, mis visualiseerib seda, mis meil praegu toimub, kust lähevad kliendid kuhu, kust läheb raha sinna, kuidas äril läheb. Et see, kuidas sa võtad keerulised, olgu need tehnilised protsessid, äri, kuidas hääled liiguvad, et sa tegelikult visualiseerid selle, teed selle nii-öelda selle executive, sellele juhtkonnal selgeks, kus Eesti Vabariigis juhtkond on valijad, et sellesse tasub investeerida. Ei seda küll, aga muidugi seal kindlasti tekib alati juurde, mis on ju paratamatus, et kui teha ka sinna selline piltlikult siis läbi klaaskatuse monitoorimise võimalus kõigile vähem või rohkem, kindlasti suurendab see ka mingit turvalisuse riski, eks ole, et see oleneb jällegi sellest, et mitu kihti ja keda sa kuhu juurde lased ja mitu päringut tehakse, sest et kui kõigil inimestel oleks justkui võimalik jälgida, mis hetkel siis need paberümbrikud seal piltlikult ekraanil lendavad, see kõik võrdub päringutega, see võrdub ikkagi selle andmebaaside jooksutamisega ja kõigega, mis ei kindlasti turvalisusele nüüd lihtsamaks, see kindlasti seda elu ei tee, kui see, et see toimub piltlikult ikkagi väga suletud uste taga, kus ei ole sellist ligipääsu, eks ole. Nii et omamoodi on see ikkagi jälle suurem väljakutse kõik see asi korralikult teha. Aga see asümmeetria nagu ühiskonnas siin ju ikkagi tuleb, et ma olen nõus, et need pabersedeli ja kastiga valimised on mitte protsessi mõttes, aga ma ütleks mentaalse kapatsiteedi või arusaamisvõime mõttes on need pabersedeli ja kastiga valimised vaadeldavad kellele iganes. Ma arvan, kui sul on rohkem kui 6 klassi haridust, siis sa võid nii-öelda vaadelda neid paberhäälte kasti laskmist ja pärast kasti lahti tegemist ja sedelite kokkulugemist. Aga ma ei pea seda tegelikult nagu ikkagi väga ideaalseks seisuks, et need e-valimised on paberi peal nagu nii-öelda ametlikult, eks protsessi mõttes on vaadeldavad iga ühele, aga lihtsalt sa pead ikkagi väga seal siis nagu tipus olema oma vaimsete võimete ja mingite valdkonna oskuste poolest, et sa nii-öelda saaksid neid vaadelda, sest ma ka vaatasin seda tõsiste nägudega mehed istuvad Linuxi terminalide taga, mida sa vaatled seal, et see ei olegi, me ei saa eeldada, eks ole, ei EKRE või Reformierakonna või jumal teab kelle liikmetelt või lihtsalt nagu mõne linnakodaniku või Eesti kodaniku poolt, et
et ta nüüd läheb ja vaatleb ja ütleb, tuleb tagasi, ütleb, et kuulge, mulle tundus päris okei värk. ta ei seda küll, aga mida ma tahaks ka veel öelda, mis jäi võib-olla siin mainimata, on see, et ega siis need paberkastiga solgutamine jõuab tegelikult tänases seisus üsna ruttu juba e-kujule, et nii kui need hääled on sinna kastis läbi käinud, siis nobedad näpud loevad need üle ja toksivad need kohe ekraanile ja sealt edasi on see kõik üks suur juba. Ja kui kusagil oleks vaja nüüd midagi manipuleerida või häkkida, jumal küll, miks ma pean seda tegema siis nende muidugi, miks ma pean neid pabereid seal muutma? Sama probleem on ju Ameerikas ka, et seal on ju ei olegi nii-öelda enam neid kaste, vaid ongi, lähed sinna kaardina taha ja seal on ekraaniga masinas, sa paned oma hääle sinna masinast, eks ole, ja ta on kohe nii-öelda kuigi sa kodus hääletada ei saa. Mis on täitsa teistsugune muide Eesti süsteemist. Kohtuprotsesse ju päris palju, eks ole, kas see on just, et tegelikult neid kohti, kus tahaks siis ikkagi nagu massiliselt hääli justkui muuta või kallutada või võltsida, et neid kohti ilmselt nii-öelda pudelikaelu võib ju sealt leida võib-olla rohkem kui ühe kindlasti ja kindlasti oleks ju seda siis mõistlik, kui üldse seda on mõistlik teha, mitte seal, kus on see kast, eks ole, me ei hakka mingeid hääli siis valesti lugema või kuskile mõnda sedelit jalaga laua alla lükkama, vaid siis oleks vaja neid teha ju tuhandetes mastaapides ikkagi ja seda on palju mõttekam teha digitaalsel kujul igal juhul, nii et kõik need konspiratsiooniteooriad lõpuks ikkagi viivad sinna välja, et ükskõik kui palju me muudame, on keegi, kes selle teooriaga ikka lagedale tuleb aga teistpidi alati on äge seda läbipaistvamaks ja ilusamaks teha, see on väga, väga õige mõte igal juhul, muidugi. Kuulge, aitäh, et kõigile mõtleme kaasa ja lähme võib-olla edasi järgmise teema juurde. Ja lähme siit hoopis täiesti teise maailma ja räägime mõnest seadmest, mida me oleme ise siin proovinud ja tahaks kogemusi jagada. Esimesena nimekirjas Meelis, sina oled ühe light-telefoniga kogemusi. Mul on viimasel ajal olnud nagu järjest mitu erinevat telefoni ja nüüd ma olen jõudnud siis järjekorras Xiaomi juurde ja ma siin vist paar saadet tagasi rääkisin, et Xiaomi tulid välja uued telefonid, aga nendega on nagu see häda, et seda kõige kangemat, kõige kallimat mudelit ei tule Eestisse või vähemalt ei tule seda meie operaatorite ja siis nii-öelda jaevõrku, vaid kui tuleb, siis ainult Xiaomi enda e-poe kaudu. Järgmine mudel on siis Xiaomi 13 ja sellel on see tuleb piiratud koguses operaatoritele, kõik 3 operaatorit on kinnitanud, et nemad selle müüki võtavad, aga hind on 1000 eurot, et ka Hiina telefonid lähevad uskumatult kalliks. Minu käes on siis selle uue perekonna kõige odavam mudel, Xiaomi 13 Lite ja maksab ta 500 eurot, kui ta müügil tuleb, vähemalt selline on Xiaomi soovituslik jaehind, et Eesti praegu hetkel veel Eestis koha peal saada ei ole, aga siin lähinädalatel peaks tulema, nii et siin nagu entis hind peaks jääma ja mul on nagu tekkinud päris mitmeid mõtteid. Kui me räägime nagu telefonist endast nagu raua mõttes, siis tegemist on Snapdragon 7 Gen 1, kui me oleme beta protsessoriga, mis on täiesti uus. Esimene telefon, mis sellist protsessorit kasutab, ehk siis ta on selle eelmise 778 mudeli uus versioon, et ta peaks nüüd olema efektiivsem ja aku peaks kestma kauem ja nii edasi ja aku kestab, aga ta kestab märgatavalt vähem kui sarnase akuga telefonid, et kui me siin kliendiga proovisime Samsungeid, eks ole, mis oli selle kõige kangema protsessoriga, siis need kestsid ikkagi omajagu rohkem ja OnePlus kestis ka rohkem, kuigi seal oli ka veidi suurem aku sees. Et sellega, kui OnePlusiga sai 2 päeva hakkama, siis sellega nagu saab päeva. Ja mälu on tal sellel konkreetsel mudelil 8 giga, mida on päris palju ja samamoodi nagu Aasia tootjatele omaselt on tal siis 67-vatine kiirlaadimine, mis laeb ta siis sükse, ütleme umbes tunniga laeb täis. See on nagu positiivne osa. Nüüd, mis puudutab kaameraid, 50 megapiksline kaamera on ja ma ei ole taga teinud veel pilti öösel, aga päeval pildid tehes mulle tundub, et selline kerge ülesäri on, ehk see pildid on nagu ebatavaliselt heledad, et nad natukene heledust alla tõmbame, et saada seda pilti nagu heaks. Esiküljel on 2 kaamerat, üks on siis selline tavaline selfie kaamera ja teine on siis sügavusteravuse andmiseks, eks ole, selline pisike lisakaamera ja mulle tundub, et see on täiesti mõttetu, sest mina olen näinud, et nii mõnigi konkurent teeb tarkvaras seda efekti paremini. Google näiteks eriti, eks ole, aga ka teised. Ja see esimene kaamera moodul, kuna ta on selline
piklik, siis ta võtab üsna palju sellest väärtuslikku ruumi minu jaoks sealt ära, et ja lisaks on see, et vasakul pool on ka näiteks NFC ikoon ja kui ma panen sinna veel Do Not Disturb'i, see on mul juba seal 2 ikooni, mida ma ära võtta ei saa ja mis võtab mul teavitustelt ruumi nagu päris palju ära, eks ole, see ei meeldi mulle üldse, tavaliselt on NFC ikoon paremal pool selle aku juures. Ja noh, lisaks on ka see, et on siis päris palju sellist kummaliselt tarkvara asju, mida AC-tootjatel ikkagi esineb, aga siin esineb neid rohkem kui teistel, et noh, võtame näiteks selle, et eile just tuli välja Android 14 uus beta versioon, ehk siis Android 14 on kohe kohal ja see on just samal ajal välja tulev telefon selle peale Android 12. Nii et noh, 2 aastat vana versioon, kallimatel Xiaomi mudelitel on 13, aga ma ei tea, miks nad sellist teed on läinud, aga nii see on. Kas sa tead, mis on Xiaomi seal üldine poliitikult see uuenduste osas, et kas nad ikka annavad välja, nad üritavad olla ka suhteliselt kiired, aga see on nagu hästi kaootiline, AC-tootjate puhul on see häda, et neil on miljon mudelit, eks ole, siis on veel lisaks neil ju neid erinevaid tütarbrände, eks ole, Xiaomi'l samamoodi on Poco ja on Redmi ja nii edasi ja siis nende 100 erineva mudelil igal ühele tarkvara toota ilmselt on päris keeruline ülesanne, eks ole. Ja tuleb neid tarkvara uuendusi, aga ilmselt nagu teistelgi, et kallimatele mudelitel tuleb tihedamini kui odavamatele. Aga see ei ole veel kõik, et tegelikult siin tarkvaras on veel teisigi sellised asjad, et kui me oleme siin varem rääkinud, et need AC-tootjad tulevad nagu natukene sinna Google'i nägemusele Androidile vastu ja Google'i poolne Androidile läheb nagu kohati sinna aasialikumaks, et siin alates Android 13 vist on ka Pixelitel on need Wi-Fi ja Bluetoothi ikoonid on sellised suured ristkülikud, mitte ei ole ümmargused, eks ole, ja see ekraani heleduse regulaator on selline paks riba, mitte ei ole selline peenike riba ja need on kõik nagu tegelikult Aasia brändidelt pärit algatuse, mille Google on üle võtnud. Aga siin on nagu asju, näiteks ma tean, noh, teie, kes te olete Androidiga telefoni kasutanud, siis enamusel käib näiteks niimoodi, et kui ma tõmban ühe korra näpuga ülevalt kella juurest ja ülevalt äärest alla, siis ta avab teavitused, eks ole. Teist korda tõmban sealt alla, siis ta avab need kiirseaded või need nupukesed, eks ole, kus ma saan muuta. Ja selle telefonil on, ma ei tea, minu arust vist ei ole küll ammu iPhone'i kasutanud, mis iPhone'il on niimoodi, et vasakult poolt tulevad teavitused ja paremat poolt tuleb see control center, eks ole. Ja nad on teinud samamoodi, et ma ei saa nagu, kui ma olen harjunud teise Androidiga telefoniga, siis see on, noh, see võtab mult meeletut aega. Nüüd teine asi, mis võib-olla paljusid kasutavad ei puuduta, aga mis minule nagu meeletult häirib mind on see, et ma kasutan enamusel oma telefonis, kõigil Androidiga telefonidest, mida ma kasutan, kasutan ma Microsofti launcherit, noh, pahet pole, et inimesed kasutavad ka teisi Novat, mida iganes, et teha siis telefon endale käepärasemaks ja Xiaomi telefonid ei toeta alternatiivsete launcherite kasutamisele viipeid, ehk siis nagu me kõik oleme harjunud, et all ääres ei ole enam nuppe, vaid me viipame ekraani peal üles alla, paremale vasakule, samamoodi nagu iPhone'il ja siis toimuvad asjad. Siis kui ma panen siin alternatiivse launcheri, siis neid viipeid ma kasutada ei saa. Ja teine asi on kohe selle juures on see, et mis puudutab siis seda äppide vahetamist, eks ole, ehk siis kui ma tõmban ekraani pealt üles, siis tekib see äppide vahetuse menüü ja kui enamuses Androidiga telefonis, iPhone'is samamoodi on see menüü riba on horisontaalne, eks ole, ma saan sealt liigutada edasi-tagasi paremal vasakule hiljuti kasutatud äppe, siis Xiaomi'l on see vertikaalne, eks ma pean liigutama üles alla ja see võib-olla on nagu mõnes mõttes arusaadav, et vertikaalselt mahub ekraani peale rohkem asju. noh, loogiline. Aga samas, kui sa tuled teise telefoni pealt, siis see on nagu nii uskumatult harjumatu, et mina sellega nädalaga ära pole harjuda suutnud, nii et see on, et siin on nagu asju, mis käivad kummaliselt ja käivad ka niimoodi jonnakalt kummaliselt, et kui teised AC-tootjad kui sama OnePlus, eks ole, Oppo on läinud nagu standardiks, no Samsung, Sony ja siin teised sellised mitte Hiina tootjad on ammu läinud nagu enam-vähem ühe standardi peal, nii nagu Google on öelnud, nii nad enam teevad ja Xiaomi teeb asju omamoodi ja noh, mõnes mõttes nad tahavad väga iPhone'ilikud olla, mõnes mõttes nagu on nad kummalised ja see asi nagu ei istu minul isiklikult kohe üldse. Ja see takistab mul seda telefoni kasutamast ja võib-olla ka soovitamast, aga samas teades, kui populaarne Xiaomi on, siis ilmselt ma ei ole ainus või ma olen ainus, et võib-olla siin inimestele meeldib. Võib-olla sul on need kogemused tulebki sellest, et sa proovid telefoni erinevaid, kasutajaliides, et inimesed, noh, isegi kui see on nagu ebameeldiv, siis sa kasutad telefoni iga päev ja harjud sellega, sest sa kasutad seda aasta või 2.
muidugi ma küsiks võib-olla hoopis sellise aspekti siia vahele, et see telefoni oma olemuselt siis on selline keskklassi telefon, et kas siis nagu üldmuljena tundub ta pigem selline jah või ei soovitus, et kas 500 € eest osta selline asi on see okei või peaks pigem ostma veel odavamalt midagi? Kui ma vaataks talle otsa vaakumis nii-öelda, ma ei näeks seda tarkvarda, siis ma ütleks, et pigem jah, sest et välimus on ilus, käes on mugav, sõrmele lugeda võtta ilusti, nupud on õigete kohta peal, nad on mugavad, laadimine on kiire, selle koha pealt ma ei saa nagu midagi kurta. Aga kui ma hakkan teda igapäevaselt kasutama, siis mulle tundub, et kuigi näiteks Samsungi A52S, ma ei olnud A53 kasutanud väga sarnane, eks selle kohe tuleb A54 välja. Sarnase hinna eest või natuke odavamast ma pigem võtaks selle Samsungi, et võib-olla seal on kaamer natuke aeglasem, aga samas ta on minu jaoks mugavam ja see tarkvara töötab minu jaoks paremini ja kindlasti on siin teisi konkurente veel, keda ma võib-olla eelistaks, et võib-olla isegi OnePlusi mõni Nord-seeria telefon näiteks või muu selline oleks ka siin nagu konkurendiks, et selles mõttes ma ütlen, et kui ma vaataks talle poes otsa, siis on ilus telefon ja mugav ka ja võib-olla ostaks, aga siis kui ma süveneks sellesse kaamera asjandusse ja tarkvarast, siis ma võib-olla kahetseks, nii et keeruline. No põnev, sest minu arust on jällegi näide sellest, et ta näeb välja nii-öelda paberil või kõigi näitajate poolest väga hea telefon, aga ma mõtlen, et kui nad ikkagi, mis sa ütlesid, 500 € on hind Eestis, jah? Mul on eriti kahju sellest, et Xiaomi'l on nagu niivõrd hea valik telefon, neil on päris häid asju, kahjuks on nad jällegi kallimaks läinud, kuigi kõik telefonid lähevad kallimaks, aga et see tarkvara on nagu nii omamoodi ja oleks ta siis niimoodi, ka teistel on see omamoodi okei, aga teised on nagu läinud, nad on leidnud ühe mingisugust status quo ja jäänud selle juurde püsima, et on enam-vähem nagu sellised ühesugused kõik ja see on nagu nii kardinaalselt erinev. Eks nad üritavad ka mingit enda liini siin leida, et Huawei, ma ei ole ammu pidevalt kasutanud, eks ole, ka mingil hetkel hüppas just väga selgelt selle Apple'i ja nagu iPhone'i kasutajaliidese peale, täpselt nagu sa mainisid, et paremalt poolt Huawei'l samamoodi avaneb nagu Apple'ilgi või iPhone'idel siis see konfiguratsioonimenüü, vasakult poolt tulevad teavitused, et ilmselt kui sa sellega oled harjunud, see on sul käe sees, siis sa kiidad seda võib-olla taevani ja kui sa sellega ei ole harjunud ja tahad kuskil õues kiirelt oma teavitusi vaadata, siis sa hoopis vannud taevani, et mis toimub, eks ole, tegelikult need on just väiksed asjad, ega nii on. Ma ei ole nüüd tõesti kasutanud Huawei telefoni uusi jupp aega, aga mul on sahtlis üks mõni aasta vana Huawei telefon ja sellel on küll ta palju sarnasem, võib-olla nad vahepeal muutnud lihtsalt, aga sellel on nagu palju Google'likum asi kui seal. Ei, nad on vahepeal muutnud kõvasti, et selles mõttes ikkagi need viimased telefonid, nüüd oli see vist see on Harmony ostaks, mul on veel Androidiga versioon. Et jah, põhimõtteliselt nii-öelda Androidi peal istub ta ikkagi, eks ole, aga jah, et Google'i enda või selle Huawei enda kasutajaliides, et ta näeb iseenesest ilus välja ja kõik on väga okei, aga teistpidi Samsung ka võib öelda, et Samsung vist siiamaani paneb neid nuppe sinna alla, mis on ju kangekaelselt teistpidi, loomulikult sa võid need nupud asendada. Mina võtan alati ära. Just, aga nii-öelda karbist võttes ta ikkagi nii on, eks ole, ja tõenäoliselt on. Ma isegi mäleta praegu, võib-olla tõesti on alati, et enamik tänaseid telefone tegelikult, eriti ka hiinlased tulevad kõik nende viibetega ja kusjuures nad teevad ka iga kord sulle selle kohustusliku viipekoolituse, mis on ausalt mõnevõrra tüütu, eriti kui sa juba tead, kuidas see käib, sa pead selle viipekoolituse läbima, siis Samsung on ikkagi jätab oma nupud sinna ja sa pead minema eraldi menüüsse seda ära võtma, et tõenäoliselt on mustmiljon Samsungi kasutajad, kes kasutavadki neid nuppe endiselt, sest nad ei viitsi kunagi seda menüüst ümber muuta ja need nupud on ka siis ju endiselt nii-öelda siis erinevalt teistest siis kas valet pidi või et teises asukohas. Aga samas on need kõik need nüansid muidugi, millesse me siin justkui takerdume, et need on ju nagu tehnoloogilisest vaatest nagu täiesti tühised asjad, eks ole, jah, et see ongi see, et kas meil on autos istmekate pruun, punane või sinine ja siis me räägime sellest, et ai, et mulle ikka see sinine sobib palju paremini kui punane ja et tegelikult telefon kui selline ikkagi see ongi nagu lõpuks see, et tehniliselt on üks asi ja teine asi ongi see, et kuidas ta lihtsalt sulle nagu puhtalt disaini ja sellise tunnetusliku poole pealt meeldib, et polegi muud. Ja üks tarkvara pool on jällegi see, et hästi palju on nii-öelda bloat'i ehk siis sellist eelinstalleeritud asju ja siin on ka nagu tegelikult ju küsimus kasutusharjumustes, et mis hetkel on bloat, eks ole, et näiteks selle samal Xiaomi telefonil on eelinstalleeritud Spotify, Facebook ja TikTok ja ma arvan, et päris paljud inimesed kasutaks seda kõiki kolme, eks ole, nii et selles mõttes on hea, kui mugav ka on olemas, aga mina, kes ma neist ühtegi põhimõtteliselt Spotify't kasutan, siis
Need äpid, mida sa nimetasid, on ikkagi sellised, ma nimetaks mainstream, et Bloat on see, kus sul on nagu iga asja jaoks mingi oma tootja äpp, mis võib-olla oli okei 5 aastat tagasi, kus meil on suur hulk inimesi, kes alles nii-öelda migreerub nutitelefonile ja siis nad tahavad see on küll Hiina tootjate puhul hea, et kui Samsungil on näiteks ikkagi oma kalendriäppi, oma telefoniäppi ja muud asjad, siis Hiina tootjad teevad ju nii, et neil on täiesti oma versioon tarkvarast kodumaisele turule, mis on nagu oma asi ja kui nad toovad selle asja Euroopas, siis on nagu puhas Google, eks ole, et kõik dialerid, kalendrid, asjad, kõik on Google'i omad, et see on küll nagu positiivne. No lahe, kogemused käes, Xiaomi 13 Lite siis oli see mudel. Ja no nüüd on vist see koht, kus nii. Siis on sul kogemusi, minul on hästi põgusad kogemused, sest et ma ei rutta sündmuste käigust ette, et sul on põhjalikumad kogemused. 3 Sony klapid siis ringlesid siin nii minu kui Glenni käes, mis on Sony InZone H3, H7 ja H9 ja need on nüüd erinevad nendest varasematest Sony klappidest, millest me oleme saates rääkinud siin, sest need on väga selge fookusega mängijatele. Ja mina testisin neid PlayStationiga. Ütlen kohe vahele, et need on nii selge fookusega mängijatele, et mina olin puhas naivitar ja mulle neid klappe pakuti, siis ma arvasin, mis seal ikka, et kuulan ka, et kuidas siis nii-öelda soundivad või kuidas kõla on ja vaatan nagu sellist poolt siis natukene, aga nagu kohe selgus, et nad siis töötavad niimoodi, et ühel pool on Sony enda dongle või pulk, mis läheb USB porti ja teisel pool on siis klapid ise, mis on juhtmevabad, sellised olid muidu väga mugavad ja mikker küljes ja kõik mürasummutused aga see dongle saabki siis pista ainult PC-sse ja PlayStationisse, sest et kui see pista Maci arvutisse, siis põhimõtteliselt ei juhtugi midagi, nii et päris üllatav, katsuda ja pähe panna. Et nad on küll 3 mudelit, siis H3 on juhtmega klapid. Jah, H3 oli juhtmega, jah. Just, H7 olid siis juhtmevabad ja H9 ka. Ja võiks mõelda, et juhtmevabadus tähendab, et sul on selline Bluetooth ühendus, mis on ikkagi siis kõigi seadmetega ühilduv, aga tõesti, nagu ütlesid, dongli küljes on niisugune lüliti, kus sa siis klõpsad kas PlayStation või PC. Ja väga huvitav, et Maciga ei töötanud. No võib-olla oli see minu probleem, kui keegi kuulajatest on, et mängib nendega Maciga, siis andku teada, et mis ma valesti tegin, et ma ei liiga visalt. Maciga keegi ei mängi ju, seal ei ole mitte midagi mängida ja see ei olegi selleks kasutatav, nii et see suur kaotus ka ei ole. Pean ka tunnistama, et ma ise ka seda Maciga tõesti ei tee, aga nii-öelda jutumärgis pilti need ette ei võtnud, aga võib-olla kui seal nüüd midagi treha, mingeid nii-öelda asju kuskilt kodulehelt tõmmata ja võib-olla saab ka need Maciga käima, aga minu üldmulje neile ei olnud üldse halb, et praktiline pool ilmselt jääb nüüd minu poolt ütlemata muidugi. Aga mis see mänguklapp üldse tähendab, Hans, kas sa seletaks, miks nad teistmoodi on kui tavalised klapid? Jah, esimene asi oligi see sama. Esimene asi, miks ta on mänguklapp, on see, et tal on siuke dongli küljes on väike lüliti, kus on PlayStation, et saavad mängida seda PlayStationiga. Ja muidugi teiseks klapid ise on sellised mugavad nagu piltenduri klapid, et disain on selline, kus on siis see kooguga või mikrofon sul suu ees on ju ja disaini külg ongi siis, et ei justkui ei väsita sind ja on tõesti peas väga mugavad. Ütleks ma nii. Ja tegelikult ka ja välimused, nad näevad siuksed nummid ja ägedad nagu PlayStation lisavarustus kõik on välja, et sobivad hästi kokku ja on nagu ägedad. Mingid muud põhjust, miks nimetada, et nad on eraldi mänguriklapid nagu väga ei ole, et pigem on asi sellises ma ei tea, ma suudaks ühe põhjuse mõelda, teoreetiliselt, ma ei tea, kas need sinu klapid vastavad sellele, aga ma mõtlen latency't või seda hilistumisaega ehk kui sa mängid Fortnite'i ja sa kuuled, et keegi su kõrvaltoas saabastega klobistab, siis on aeg sääret teha, on ju, et või vähemasti ette valmistada ja kui seal on, ma ei tea, 30 millisekundit arvutist heli kõrvaklapitesse jõudmise vahe, siis sul on probleem. Ma arvan, et see on nagu huvitav müügiargument, sest et teatavasti PlayStationi puldi küljes on 3,5 millimeetrine jack auk, kuhu panna ükskõik millised kõrvaklapid ja nendest meil valikus on 3 mudelist, kõige soodsam H3 ongi tegelikult juhtmega ja ma panen selle juhtme PlayStationi puldi külge. Ehk siis see hilistumine sõltub PlayStationi puldist ja tegelikult ma olen kasutanud ka mingisuguste muude klappidega, nii et see, et nende klappidega hilistumist ei ole märgatavat, mul on tunne on tänu sellele puldile. Aga kui me räägime sellest juhtmevabadest klappidest, siis seal toimub siis töö selle dongli ja nende klappide vahel, et hilistumist ei ole, et nad on tõesti ja ma teen niimoodi üks kiirkokkuvõtte, see H3, need juhtmega klapid on siis kõige soodsamad, vist kuskil alla 100 € natukene
ja võib-olla nagu nad selle hinna eest on täitsa okeid klapid, kui sa tahad mängida nii, et sa ei sega kedagi teist samas ruumis. Neil on üks probleem ainult, ma ei tea, ma tahtsin seda sõltumatult verifitseerida Gleniga, aga kuna ta ei saanud tööle, siis ma ei tea, kas sa said, aga nendel odavatel klappidel maksimaalne helivaljususe tase on ikkagi vaikne. Ma keerasin volüümi täiesti põhja ja minu jaoks, no see ei olnud väga vali, et mingid vaiksemad mängustseenid, ma ei kuule mingisuguseid helisid, mida ma tahaks kosta. Seal võib muidugi olla, põhjus võib küll olla selle puldi väljundi nivoos võib-olla see põhjus, et tõepoolest ma neid kõige odavamaid muide pean tunnistama, ma ei hakanud üldse suurest frustratsioonist karbist välja võtmagi, et ma oleks pidanud seda tegema, aga juhtmega klappide puhul on ju selgelt oluline jah see, et kui tugev on see väljund võimsus ja kui klappidest rohkem peale ei saa keerata, aga iseenesest on see igal juhul, kui sina katsetasid seda PlayStationi puldiga ja neid Sony klappe, siis on see probleem ju täitsa olemas. Sonys, ütleme nii, aga H7 ja H9 on 2 mudelit, nende põhiline vahe on see, et H7 on siis passiivne mürasummutus, lihtsalt on ilusad padjaksid ümber kõrvade väga mõnusasti, mis on okei, ja H9 puhul on siis aktiivne mürasummutus pluss ka võimalik pass-through'ks, et sa saad kuulda teisi inimese kõnet. Ja sellistena nad on mõlemad, nagu ma ütleksin, üksi mängimiseks mõnusad, tüütu on see, et järjekordne asi, mida vaja laadida on ju, pulte niikuinii laed, siis laed veel oma klappe ka. Aga USB-C laadimispesa ja nad on ergonoomika mõttes ja kuidas neid kasutada ja kuidas ühilduda neid PlayStationiga. Ma alguses sain nagu hätta selles osas, et kas ma pean minema Bluetoothi settingutesse või kust kohast ma nüüd paaritan need klapid PlayStationiga ja kuna ma ei tulnudki selle peale, et vastus on lihtsam kui siis ma arvasin, et see sama dongle, et seal ei olegi mingit paaritamist, see dongle on nagu väike mälupulk, mis tuleb pista PlayStationi külge ja okupeerib ühe USB pesa siis PlayStationil. Ja ma ei pea ise mitte midagi muud tegema, nii et see on lahe. Kas sa ka nende, ma ei küsi ennem siis, kui sa lõpetad ära selle, aga. No ma tegelikult, miks ma jõudsin probleemideni, miks ma ise kindlasti need ei osta, et kui mängida, minu jaoks on PlayStation kindlasti siuke nagu sotsiaalse mänguvahend, et sa mängid teiste inimestega koos. Ja kui mängida üle võrgu teistega, siis on need väga, väga hästi toimivad, sest neil on sisse ehitatud mikrofon ja kõik. Aga samas toas mängides, no see on, kõik jookseb kokku, no näiteks oli Fortnite, kus sul pead teadma, mis su ümber toimub, helipilt on väga tähtis, neil kõigil klappidel on väga hea Sony Surround Soundi helitugi, mis on tõesti mängimiseks hea. Ja kui kahekesi mängida ilma klappideta Fortnite'i ühe ekraani ees, mis on siis jagatud ekraan kaheks, siis on see helipilt täiesti segane, on ju. Et sa ei tea, kas heli tuleb siis ühe mängija keskkonnast või teise jaamast. Ja siis klapid võiks ju selle probleemi lahendada. Ja ma ei tea, kus on probleem, kas on nendes klappides, kas on PlayStationi siis nagu opsüsteemis või Fortnite'is, aga helipildid, ta nagu ei erista, et ühtedesse klappidesse ja teistesse tuleb sama helipilt ja risti läheb see sassi ja põhimõtteliselt segapudru. Et kui olla nagu üksikmängija, ühes ruumis mängid üksi PlayStationiga, siis need klapid nagu teevad oma tööd väga hästi, et sul on summutad müra, kui vaja, kuulad läbi kellegilt ja kui sa nüüd paned 2 mängijat või ikkagi isegi rohkem ühe ekraani ette, kõigil need klapid peas, siis tegelikult on neil ka olemas ju see nii-öelda lenduri mikrofon, sa saaksid rääkida, sul on müra summutatud ja sa saad rääkida läbi mängu oma meeter sust kõrval istuva inimesega. Ja see on ka andis selliseid vigu, et vahepeal see toimis, vahepeal ei toiminud, siis oli see, ma oletan, et midagi on seal nagu optimeerimata, aga see on minu arust täiesti nagu normaalne stsenaarium, et ma tahaks niimoodi mängida, et mitu inimest on klappidega teleka ees, kahjuks nendega see ei toiminud. Kas see heli kvaliteet, ma mõtlen siis mikrofoni heli kvaliteet on, kuidas see sellistel mänguriklappidel üldse on, et kas see on selline, nagu keegi räägiks vanast telefoniautomaadist või on see selline HD heli? Ja on HD heli ja päris hästi isegi, kuidas siis öelda, hästi tehtud krõbedaks ja selgeks ja eristumiseks, et ta ei, mis iganes muu mängu konsooli taust on, et see vestlus tuleb hästi nagu esile, et kui see toimib, on see hea. Aga ta kahjuks see multiplayeri nagu tugi või see, millest sa mainisid, et iseenesest on see ju, see on iseenesest elementaarne asi, aga absoluutselt ma sel teemal ei oska kaasa rääkida, aga mulle tundub see tegelikult täitsa
nagu fundamentaalselt selle seadme arhitektuuri probleem, et tegelikult ju igasugused siuksed nii-öelda split või veerand screen'id, mis täna multiplayer'ina on, nii et sa kuulad teleka heli, siis heli tulebki ju tegelikult sul see nii-öelda summaarne heli, aga täpselt kui sul on erinevaid mängijaid, olgu neid 2, 3 või 4 või veel rohkem, siis võiks tõepoolest see seade või mäng võimaldada neid kanaleid stereona nii palju, et ma ei tea, kas üldse selliseid mänge muidugi on, et ma isegi ei ole üldse kõrvaklappidega niimoodi mänginud, aga et kas seda saab ka mujal maailmas teha? Jah, ma arvan, et see jääb kindlasti selle mängu taha ka. Just selle mängu tootja taha. Just, aga see on tegelikult see põhjus, miks ma oleks nõus maksma hulga raha selle eest, et osta eraldi klapid. Ja see ei ole nagu raketid teadus, et suunata eraldi kanalitesse mõlema mängija heli ja mõlema mängija siis need klapid oleks vastavad kanaleid edastaks ainult, mitte sega risti, et kahju, lootsin rohkemat. Üksi mängimiseks ma arvan, et võib soovitada küll, et surround heli mõttes väga mõnusad ja head ja sellised krõbedad ja selged, et kui siis jah, need juhtmega klapid ainult mis nende vast jäävad väga nõrgaks. Oskad ka öelda siis hinnaklass, et odavam alla 100, teised 2 üle 100 tead, ma vaatasin järgi ja läks meelest ära, see oli vist kõige kallimad, need on H9, mis on siis juhtmevabad koos mürasummutusega on 300. Nii, ja need vahepealsed, mis on siis ka juhtmevabad ilma mürasummutuseta, on natukene siis sellest soodsamad ja vastus on täpselt 200, nii et siis 100, 200 ja 300. Nii et kui kodus väga suurt müra ei ole, siis pigem need keskmised tunduvad olevat ju selline kõige kompromissvalik, et sul ei ole juhet, aga samas saad ikkagi mõnusalt. Jah, ütleme, et see ehituselt ja ütleme sellise funktsionaalsuse poolest kindlasti need keskmine mudel on oluliselt parem kui need odavamad, et odavamad tundusid üsna lihtsad. Samas esimene siuke klapipaar, et lihtsalt kogu tuba ei täituks, ma ei tea, mis iganes mürinaga, mis tuleb mängudest, siis sobivad ka need. Nii et huvitavad klapid, aga siis keerulisemad mängustsenaariumite korral jäävad hätta kahjuks jah, et eri koos kohapealseid mikmängu toetada. Niisiis, lähme edasi, vaatame, kas meil täna on veel midagi veel rääkida. Spotify'l on, ma saan aru, uus kõva uuendus väljas. Kas keegi on, ma tean, et keegi seda vist proovinud ei ole, sest see Spotify Eestis vähemalt veel ei toimi. Mina olen vait, ei ole, ma olen vait, mina olen Google Musicu kasutaja ja ei oska üldse midagi Spotify'st rääkida, nii et annan edasi teate pole. Glen, sa oled ikka igavene vastuvoolu ujuja. No, Google Musicu kasutaja, mida ma veel kuulma pean? Miks? Ei, mitte, sorry, YouTube Music, et Google Musicut vist teadupärast ei ole. Vanasti vist oli, mul on ka sassis. Vanasti oli, jaa, aga see muutus YouTube Musicus, et nad nüüd kaaperdades teema ära, et Spotify'st mitte rääkida lihtsalt, kuna neid teenuseid on maailmas teatavasti piisavalt palju, siis lihtsalt personaalselt olen mina aru saanud, et mulle YouTube Music sobib rohkem põhimõtteliselt ühel väga lihtsal põhjusel, sest sellega koos tuleb ka YouTube Premium, ma maksan kogu selle asja eest sama palju, ma saan vaadata reklaamivabalt YouTube'i videoid ja panna telefoni kinni ja kuulata ka YouTube'ist muusikat ja tegelikult YouTube'i valik on, ma ütleks, kui Spotify muusika valik on selline natukene uuem tabelikesksem, natuke sinnapoole kaldu, siis tegelikult YouTube Musicus on palju rohkem eksootilist kraami, ma julgeks niimoodi üldistada, et nagu ka YouTube, et seal on lihtsalt palju asju, mida on pannud üles mingid fanaatikud ja mida Spotify's sellisel kujul ei ole. Nad on muidugi erinevad, et muidugi võiks võtta need mõlemad ja olla rahul, aga noh, täpselt kellele üks või kellele teine, aga sellest ei tahtnud üldse pikalt rääkida. Kas sa, Glen, oled ka kursis hoopis uue Apple'i muusika äpiga, mis on klassikalise muusika äpp? Apple on uus streamingu teenus, ka see oli ei ole ka sellega kursis, sest noh, lihtsalt ei saa kõike muusikat maailmas jõua ära kuulata, et klassikaline on üks neist, mida paraku seda ei ole aega seda liiga tihti kuulata. Seal on see asi, et seda ei tule väga palju juurde, et kui sa hakkad otsast seda küll, aga seda on ka väga palju tehtud. No Mozart klassikat tuleb. Uus album Beethovenilt. Ei, no eks interpretid ju ikkagi tegutsevad, et päris nii ei saa öelda, et ei tule üldse juurde, aga no tegelikult ei taha olla pessimist või vastupidi, aga
olen täiesti kindel, et ei ole kaugel see aeg, kui uus album Beethovenilt tuleb, sest et selle meisterdab valmis meile mingisugune GPT-music. Aga me pidime Spotify'st rääkida, me oleme juba vist leidnud 4 teemat siin selleks, et rääkida, aga ma võin rääkida teile, mina olen Spotify suur kasutaja. No näed. Ja Spotify'l on probleem, selline äriline probleem, kui me nüüd alustame igavamast otsast. Spotify on praktiliselt ainuke suur muusikateenus, mis peab nii-öelda ise hakkama saama, mis ei ole kellegi oma. Eks YouTube Music on Google'i all ja Apple'il on Music ja Amazonil on Music ja mis meil üldse veel, rohkem ei olegi praktiliselt ju suuri, eks, et on veel mingid väiksemaid kas Deezer on enda oma või ma ei teagi isegi, Meelis sa tead või? Kunagi oli, aga see ei tähenda, et Samsumal ei oleks. Ja siis on Tidal, mille ostis ära Jack Dorsey, kui ma õigesti mäletan, pani selle oma mingi selle maksefirmaga kokku või mingi selline veider asi, aga Spotify on börsil ja täiesti ise ja Spotify mure on see, et nad ei oma seda kaupa, mida nad müüvad ja nad ei saa määrata selle kauba hinda, mida nad müüvad, ehk et nad müüvad valdavalt siis nad müüvad ju plaadifirmadele kuuluvat muusikat nii-öelda või õigust seda striimida ja iga striimi pealt peavad siis muusika igasugustele omanikele maksma ja see, mis neile endale näppude vahele jääb, suhteliselt vähe on nende teha, eks. Ja nad on siin paaniliselt ikkagi hakanud viimastel aastatel rabelema, et leida siis ka midagi, mis on nende oma. Mäletate, kunagi oli Netflixil oli selline olukord, et nad lihtsalt näitasid teiste toodetud seriaale, eks. Ja siis millalgi nad, või isegi Taxify'l oli ka kunagi see probleem, et nad vahendasid teiste firmade taksosid ja nii Netflix kui Taxify, et 2 väga erinevat asja kokku panna, et nad mõlemad tegid selle kannapöörde, et hakkasid nii-öelda oma sisu tootma. Netflix teeb oma seriaale ja Boltil on oma autod ja oma juhid, eks, ja mõte on see, et see sinu äri oleks ikkagi nagu päriselt sinu äri ja sinu kontrolli all ja sinu tulud ja kulud. Ja Spotify nüüd on proovinud siin aastate jooksul leida seda podcast indusest ja nad on sinna küll $100 miljonit matnud, ostnud igasugu kõvasid podcasti nimesid ära, valdavalt on see Ameerika keskne olnud, aga see vist ei ole nagu ikkagi väga suurt edu neile toonud. Ja nüüd kõiki neid uuendusi, millest ma rääkima hakkan, peaks vaatama selles kontekstis, et Spotify'l on vaja midagi veel peale muusika, sest muidu nad on lihtsalt mingi mõttetu muusika edastamise kanal, eks, mis ei kontrolli ise enda saatust ja nad on nüüd siis teinud sellise asja, et nad on ümber disaininud oma selle koduekraani, kui sa Spotify äppi lahti teed, et mis sa siis näed. Ja see ei ole veel jõudnud vähemasti minuni küll mitte, ma saan aru, et meist kellegini ei ole see jõudnud ja küllap ta varsti tuleb, aga see, mida sa nüüd näed, on selline segu, ma ütleks YouTube'ist, TikTokist ja võib-olla ka Instagramist. Ehk sa näed palju liikuvat pilti, sa näed podcastide selliseid treilereid ja mingisuguseid väljavõtteid, sa näed seda koos pildiga, subtiitrid jooksevad all, creatorid ehk siis sisuloojad, olgu nad muusikud või podcasti autorid või kes iganes, hüppavad seal sul ringi ja kõik on väga aktiivne ja värviline ja samamoodi näiteks kui sa oled muusik ja annad mingisuguse uue teose välja, siis ka sinust on seal siis, kui sa vaeva näed, eks ole, ja seda Spotify'le edastanud, siis ka sina oled seal, ise hüppad ringi ja sul on mingi videopilt taustaks ja muusika mängib ja see kõik on automaatne. Spotify oli väga uhke, et sa ei pea, kasutaja ei pea isegi vajutama mingit nuppu, vaid sa teed selle äppi lahti ja see on selline lõpmatult vilkuv, sädelev, liikuv, tantsiv, hüppav maailm ja no vot, et ja tõmbab siis sind kui tarbijad kohe vupsti enda sisse ja sa leiad palju kergemini häid podcast'e, sest neid juba mängivad, kui sa sinna äppi lähed, eks see on nagu feed. Põhimõtteliselt ikkagi ongi nagu Instagram või nagu TikTok on ju. Ja sa leiad uut muusikat palju paremini ja nii edasi. Nii et nad selles mõttes muudavad seda Spotify avamise või Spotify kasutamise kogemust päris märkimisväärselt. Vähemasti nad ehitavad sinna nagu ühe kihi peale. See, et on playlistid ja ma saan muusikat kuulata, see kõik jääb, aga nad teevad sellest nagu midagi muud ja see on potentsiaalselt, ma arvan, põnev. Küll ei ole mina endiselt aastaid aru saanud, miks pagana pärast nad ei taha mingit revenue sharing'ut teha nende sisuloojatega. YouTube on suur, eks, aga miks on YouTube suur? YouTube on suur sellepärast, et kui sa hakkad YouTuberiks, siis suurem osa sellest reklaamitulust on sinu oma, mida sa seal teenid ja Google jätab osa endale. No miks pagana pärast ma peaks rabelema kuskil seal Spotify's, kui ma midagi ei teeni või et nad üldse nagu
väga seda poolt nagu ei rõhuta, ka mina kui podcaster võib-olla tahaks, et või noh, see podcast'i mõte hakkab juba ujuma, et kui ma seal teen nüüd videoga podcast'i hästi lühikese, siis kas see on podcast või see on video või YouTube'i klipp või TikTok või mis asi see või on see story või. Et mis asi see siis täpselt on. Et minu meelest nad võiks sinna palju rohkem nagu panustada, aga see Spotify kogemus jah, nüüd varsti muutub. Ja siis veel üks asi, mida nad nüüd on mitmel pool kasutanud, neil on uus selline lause või hüüdlause powered by AI. Ja sellega siis selle tuules nad toovad välja AI-l põhineva rääkiva DJ. Ehk kui me oleme, kui sa kuulad, mis need raadiod, ma ei tea, on top 40 raadiod ja mis iganes need raadioformaadid on ju, siis lugude vahele sa kuuled reklaami ja möla, eks. Et nüüd on siis põhimõtteliselt Spotify'l on ainult sinu jaoks genereeritud möla. Mida loeb ette AI DJ, selle DJ hääl on modelleeritud mingi päris DJ järgi ja siis ta räägib sulle kõrva, noh nii palju kui sealt demo klippidest on näha olnud, et ta noh selliseid ongi selliseid triviaalseid asju stiilis, et jau väljas on kena ilm, päike paistab, alustame päeva mingisuguse energilisema looga ja nüüd tõmbame päeva käima ja või siis, et viimasel ajal oled sa kuulanud kõvasti melanhoolset rocki, paneme siia vahele vana hea kuldse pala sulle ja see AI lihtsalt räägibki sulle niimoodi. No see, kui sa seda nüüd niimoodi midagi kirjeldad, siis see tundub jube idee tegelikult, sest et see on õudne idee, ma arvan, ma ei tea. Aga mõtle selle peale, et sa keerad autoraadio käima ja seal on energiline see, kes ütleb sulle, et kuule, sa kuulasid 2 aastat tagasi jube palju seda bändi, et täna teeme väikse nagu flashbacki ja paneme selle albumi. Ants ütleb seda niimoodi ja nüüd lendame otse tagasi aastasse 2016, kui Glenn, kes oli siis 38-aastane, kuulas ühel vihmasel suveõhtul, ta pisarad jooksid ja ta kuulas seda lugu ja nüüd Glenn, ma viin sind tagasi sinna aega, sule silmad ja kuula. Ei no aga vaata, see jutt kui selline lihtsalt ongi see, kui ma mõtlen nagu raadiote peale, siis noh, olidki need ajad, kui ma isegi olin veel noorem kui 38 ja kui siin sai lindistatud kusagilt Soomest ja mõnelt raadiotest omale asju ja Euroopast, siis kõige rohkem ajas närvi, et need kuradi raadiodiskorid mölisesid lugude peale kogu aeg. Selles mõttes, et nad panid loo käima ja siis hakkasid pihta, et ja siin ja see ja siis olidki kõrvad lontis. Ta rääkis loo alguse peale ja ma ei saanud pärast, mul oli seal kasseti peal siis mingi pool kuradi juttu, eks ole, et tegelikult kogu see... Ei kuule, sellel DJ-l on nimi muide, AI DJ-l, tema nimi on X. Jah, tõesti, ainult üks täht ja Spotify lubab, et tema iseloom, tema heli on varasemates Spotify mingi showdes resoneerunud kuulajatega ja loonud lojaalse kuulajaskonna, nii et X võib-olla muudab su meelt. See teistpidi, see Enriku kirjeldus lihtsalt sellisest joviaalsest diskorist. Ma natuke utreerisin, aga mitte muide väga palju, neid YouTube'is saab kuulata neid klippe, et ta ikkagi, ta oli selline korralik selline DJ. Kui ta räägiks sellise klassikalise Ameerika filmitreileri tutvustaja häälega mulle rahulikult võib-olla selle esitaja kohta mõned sellised huvitavad fun factid ja võib-olla mingit ajalugu 3 lauset. See oleks iseenesest ju tegelikult päris kihvt, kui ta tõesti ütleb, et näed, et ma panen sulle mängima selle loo, sest et seal oli seda demodes ei olnud, aga muidugi ma kujutan ette, vaata, et see demo, mida me praegu näeme ja see, mida see AI DJ täna võimaldab, minul tekkis kohe küsimus, et kui palju ta suudab ennast varieerida, kui tihti ta räägib, kas ta räägib iga loo järel, iga 3 loo järel, kui sa teda nüüd nädal aega kuulad, kas ta tegelikult hakkab ennast kordama ja kasutab, nagu ChatGPT, me teame väga hästi, et ta tegelikult kordab ennast, on ju. Et siis ta käib nagu päris kiiresti ajudele, aga ja iseenesest on ju võimalik ette kujutada, et sa saad endale ühel kenal päeval valida, mis häälega see DJ on, eks võib-olla mis keeles ta räägib, kas ta on rõõmus või energiline, kas ta räägib sulle ilma ja uudiseid või ta räägib muusikatriviat või ta räägibki lihtsalt möla, mis sind, ma ei tea, mis sulle meeldib või mis sind käima tõmbab või ta edastab sulle liiklusuudiseid või seda on tegelikult võimalik ju tänastes oludes juba vägagi ette kujutada, et see kõik on muidugi on ja tegelikult neid rääkijaid võiks olla ja siis juba ikkagi ka mitu selles mõttes, et seal võikski olla nii-öelda sellised AI saatejuhid, kes ka omavahel vaidlevad ja arutlevad ja siis oleks ju veel huvitavam tegelikult kuulata. Ja neid muidugi saaks modelleerida nii elavate kui kuulsate, kui surnute kuulsate, kui sa soovid näiteks Felix Moori,
kes on ammu või ma ei tea, Valdo Panti või kes meil on, kes on ammu meie hulgast lahkunud, ega siis AI tema hääl ja intonatsioon ja kõik. Ja see, millest ta räägib, intonatsioon ja kõik tempo ja et see on ka jällegi, see ei ole mingi ulme, eks, et see on juba tänastes oludes vägagi võimalik päriselt tuua välja. Et seda kõike kujutaks ette jah, aga sellist lihtsalt geneerilist Mr. X-i mulle mingisugust möla kõrva ajamas pärast iga kolmandat lugu, seda ma küll ei vaja oma ellu. Seda sellisel kujul oleks see tõesti hirmus, et kui ta nüüd aga tõepoolest siin on nagu, et tulevik võiks ikkagi olla helgem, aga kui sa ütlesid nagu Spotify kohta, et nad ei tooda seda sisu ja ma hakkasin nagu mõtlema siin, et ongi nagu huvitavad käärid üldse tegelikult ju muusika ja videostriimingute vahel, et ega siis kõik need muusikat striimivad ettevõtted ju kõik ju vahendavad kas siis plaadifirmade või siis isiklikult selliste kvaliteettootjate sisu. Nad ei ole nagu sellised päris community baasil jagajad, nagu on YouTube, eks ole, et ma ei saa Spotify'sse panna üles nii-öelda lihtsalt oma suvalist laulu jorinat nii kergesti, kui ma saan seda teha YouTube'i. Et see nagu mõnes mõttes on tore, sest et see on nagu väikene kvaliteedi lävend, aga teistpidi see tähendabki seda, et tegelikult Spotify ise ei olegi muusikatootja ja ma ei tea, ei ole vist ka teistel striimijatel täna nagu audioartiste nagu ei ole, et see ongi justkui Spotify või YouTube'i artist, nagu me räägime Sony Musicust või Universalitest, kes tõesti, kelle töö ongi panna nagu suur raha selle artisti alla ja siis sealt hakata seda raha tagasi võtma, et täna striimingud vist ei ole seda mudelit üldse kasutanud, vähemalt mul on selline mulje jäänud. See tegelikult ongi ju probleem, sest et kui need streaming teenused tuli, siis see jutt oligi selline, et me hakkame seda tegema ja me promome väikseid artiste ja ühesõnaga, aga see tegelikult ei ole juhtunud, eks ole. Ja teistpidi on jällegi see, et YouTube on võib-olla selles mõttes nagu selline parem näide mõnes mõttes, et seal kvaliteet sisu tõuseb esile, et kui me vaatame siin kas või mingi tehnika YouTuberid või ilu YouTuberid, siis tegelikult ikkagi need, kes nagu on populaarseks saanud, need teevad seda üsna hästi, eks ole, ja need, kes ei tee, need ei saa populaarseks, aga kui me vaatame näiteks alternatiivset varianti, sest ise enda promomisest siis Kindli ja Audible'i audioraamatut ja e-raamatu keskkonnas, seal saad ka ise teha raamatu ja selle endale üles panna ja seal on ikka sellist nagu totaalselt crap'i, sest väga-väga kehva kvaliteediga asju on väga palju, eks ole. Ja sa võid seda täitsa nagu laialt jagada ja keegi ei pane kätt ette ühesõnaga, et anna minna. Annad, osa võtab Amazon endale ja osa annab sulle. Aga ma siin vahepeal tegin natuke uuringuid ja Henrikul on õigus, et Deezer on samuti ära ostetud ja Spotify on ainus, et Deezeri omanikus on aastast 2016 Access Industries, kellest me vist väga palju ei tea, aga neil on käpad sees igal pool, nende lisaks Deezerile suurim selline tuntud asi on see, et nad omavad pea 90% Warner Music Groupist, nii et nad on seal muusikaäris väga tugevalt sees. No jah, sest täna ikkagi on niipidi, et kui ma ütleme sellise muusika tegija köögi poole pealt vaadatuna, siis kui mina annan täna mingisuguse uue loo või asja välja, siis ma kasutan selleks reeglina nii-öelda sellist agregaatorit, kes surub selle minu muusika siis mingisuguse diili või vahendustasu või kokkuleppega kõikjale, eks ole, et see ei ole see, et ma ise koputan Spotify ukse taga ja tahan rääkida Deezeriga ja see ei toimikski, eks ole, et tegelikult YouTube samamoodi, et ma võin loomulikult YouTube'i panna loo YouTube'i videokeskkonda üles mingisuguse originaalse asja täitsa ka oma algatuslikult, aga kui ma tahan selle katalogiseeritult panna kuskile YouTube Musicusse ja siis see ei ole tegelikult, mul on lihtsam kasutada selleks kedagi, kellel on see toru piltlikult öeldes juba olemas ja nii see käib. Sama toimub tegelikult podcastidega, et seal on ka neid nii-öelda agregaatori ja vahendusfirmasid mitmeid, eks ole, kes siis igale poole topivad ja YouTube, Spotify ostis ära, Anker oli nimi vist, kes oli üks selline vahendaja ja nad üritavad ise sinna maailma sisse saada, aga nad väga intensiivselt sellega vist ei tegele. No aga siis saab näha, kas Spotify tehisintellektne Discord võtab siis pöördeid maha või vajutab hoopis juurde, et mis pidi läheb. Ja kui see millalgi, praegu ta on ikkagi see DJ tuleb välja USA ja Kanada kasutajatele ja jupi kaupa ja väikselt, eks näeb, kunas ta siiapoole tiksub, et siis tuleb seda kindlasti proovida, aga mulle tundus et sellisel kujul, nagu teda praegu mina teda oma ellu ei taha, aga sellisel kujul, nagu siin Glenn ütles ja nagu me unistasime, tahan küll. Nii on, jääme siis ootama ja vaatama, milline tegelane meie ellu tuleb. Tänane saade on sellega läbi, aitäh kõigile kuulajatele, oleme teiega tagasi nädala aja pärast.